Ta pettis enda kätesse isikutunnistusi, PIN-koode ja võttis teiste nimel laene. Risto Puhvestovit ja tema kuriteokaaslasi süüdistatakse laenukelmuste toimepanemises. Kohtuotsuse väljakuulutamisele olid täna kohale tulnud ainult esindajad. Nimelt süüdistatavad sõlmisid inimeste teadmata ja nõusolekuta nende inimeste nimel laenulepinguid. Selleks kasutasid süüdistatavad inimeste ID-kaarte ja PIN-koode. Laenuettevõtetelt laekunud raha said süüdistatavad endale ja asusid seda kasutama. Kannatanuid, kelle andmeid ära kasutati, oli üle 20. Summa, mille Risto ja tema kuriteokaaslased enda taskusse pistsid, ulatub 300 000 euroni. Skeem oli järgmine. Kelmid said kannatanutelt kätte ID-kaarti ja PIN-ide andmed. Seejärel avati dokumendi omanike nimele konto, võeti kannatanute nimel laenu ning seejärel võeti kogu raha endale. Välja tuli kogu asi alles siis, kui kannatanutega hakkasid ühendust võtma ettevõtted, kes tahtsid laenuraha tagasi. Kohus nõustus prokuratuuriga selles, et Risto Puhvestovi süü talle etteheidetavates tegudes on tõendatud. Prokuratuur küsis Risto Puhvestovile karistuseks 5 aastat reaalselt vangistust, ehk siis see on maksimumkaristus, mida seadus selles olukorras võimaldab. Kohus nõustus ka selles osas prokuratuuriga, et Risto Puhvestovi süü on suur ja mõistis süüdistatavale maksimumi lähedase karistuse. Siiski otsustas kohus, et süüdistatavat on võimalik vabastada vangistuse kandmisest tingimisi. Prokuratuur ei pea seda piisavaks ning pärast otsuse ülevaatamist kavatseb prokuratuur otsuse edasi kaevata.